Kell on 6:30, laupäeva hommik ja olen tulnud täna siia vanasse, üle 100 aasta vanusesse põlislaande. Ilma igasuguse kindla eesmärgita tegelikult. Lihtsalt pakkisin kõik oma fotokolla kokku, mis mul siin on. Siin kõik kaamerad ja objektiivid. Ja lihtsalt mõtlesin, et tulen, veedan hommiku metsas, jalutan ringi, otsin ühe mõnusa koha, kus veidikeseks maha istuda, juua sooja teed, kuulata metsa hääli, nautida hommikut ja jalutan niisama ringi. Vaatan, kas ja keda ja mida ma näen, võib-olla leian mõne ilusa lille või teen mõne maastikupildi siin metsast või võib-olla näen mõnda rähni näiteks või mõnda kakku. Väga reaalne on sellises kohas näiteks händkakku näha. Nii et ühesõnaga lihtsalt tulen siia ja jalutan ringi ja vaatan, mis saab. Terve kevad on olnud mul kuni suve algusini välja hästi selline kiire aeg. Hästi palju erinevaid pildiprojekte olnud, millega olen tahtnud tegeleda. Alustades siis sedremängust kevadel. Seejärel pildistasin veelinde ujuvvangrist. Ma tahtsin väga, mul oli kindel plaan, et ma näitan teile ka veelindude pildistamist ujuvvangrist. Aga hetkeseisuga on selline tunne, et vist see aasta jääb vahele, et peab vist lükkama järgmisse aastasse, sest praegu juuni lõpp, juuni saab kohe läbi ja see väike järv, kus ma tavaliselt käin, see on selleks ajaks üldjuhul juba niivõrd kinni kasvanud, et seal on päris raske niisuguse ujuvvangriga juba liikuda, et eks näis, eks ma vaatame, võib-olla jõuan ka veel teha, aga ma midagi kindlat ei taha teile lubada. Ja siis ühe koha peal istudes on see häda, et sääsed hakkavad kiusama. Aga siis pildistasin kopraid, jäälindu käisin pildistamas. Jäälindu ma olen ka tegelikult sel aastal veel üsna vähe jõudnud pildistada, ainult mõned kongad. Tahaks tegelikult veel minna.
siis nüüd nädal aega tagasi käisin karu pildistamas, mida te just nägite. Nii et jah, kogu aeg on nagu tegemist olnud. Ja mõtlesin, et täna võtan lihtsalt siukse nii-öelda vaba hommiku, tulen jalutan, veedan metsas aega. Aga tegelikult ma ei tahtnud üldse mitte sellest täna rääkida. Võib-olla paljud teist, või ma ei tea, kas paljud, aga küllap mõned teist on kindlasti mõelnud, et ma olen siiamaani ju tegelikult ainult pildistamisega tegelenud, et miks ma järsku hakkasin selliseid videoblogisid tegema. Alustades siis eelmisest sügisest. Et inimesed, kes mind veidi rohkem teavad, need teavad võib-olla, et ega ma tegelikult selline esineja ei ole. Mulle kaamera ees ei meeldi kunagi olla. Mulle meeldib olla kaamera taga. Ja et miks nüüd järsku siis niimoodi? Sellele mitu põhjust. See ei lase üldse olla. Esiteks, mul endal oli huvi, ma ise tahtsin. Ma olen nüüd 2012, 13, 18. Peaaegu 8 aastat juba fotograafiaga tegelenud. Ainult fotoga, videoga ma ei ole siiamaani tegelenud. Ei ole eriti nagu midagi filminud. Ja see tundus vahelduse mõttes mulle selline uus ja põnev valdkond ja uus selline huvitav väljakutse. Et võiks proovida, vaadata, mis endast kujutab. Ja see videomaailm on tegelikult ikkagi mõnevõrra teistsugune, kui on foto ja teinekord sa saad läbi video anda edasi midagi, mida sa võib-olla fotoga alati väga hästi edasi anda ei suuda. Siis teine põhjus on siis see, et inimesed, alustades siis mu enda tuttavatest ja kolleegidest, hakkasid küsima, et äkki ma võiks teha mingeid selliseid videosid, et näevad mu pilte ja siis aeg-ajalt ikka mõtlevad või imestavad, et kuidas sa neid teed ja kus sa käid ja nii ja naa. Ja kas või näiteks kui seesama ujuvangre võtta, kuidas ma veelinde pildistan kevadeti, siis samamoodi, et kui ma räägin, et ma olen kevadel enam-vähem jääkülmas vees kalli fototehnikaga kuskil keset järve pildistan, et siis nagu mõned inimesed on väga imestunud, et kas tõesti, kuidas see võimalik on või mismoodi. Ja siit jõuangi ma kolmanda põhjuseni, et tekkis soov, et tahaks siis nagu inimestele näidata, et kuidas üks loodusfoto sünnib, mis selle kõige taga on, tuua teid vaatajaid natukene siia nii-öelda kaadrite taha, näidata neid loodusfoto telgitaguseid. Nii et kuidas kõik need minu pildid sünnivad, kus ma käin, mis ma teen, näidata enda tegemisi. Et jah, ma olen päris tihti, kas nüüd just tihti, aga ütleme aeg-ajalt ikkagi tuleb seda ette, et olen näinud nagu sellist suhtumist, et kui mul oleks nii hea tehnika, et siis ma oskaks ka selliseid pilte teha või et kui on raske ikka olla saab, et lihtsalt nupule vajutus ja või näiteks teinekord isegi, kui keegi on tahtnud mult mõnda fotot osta, tellida ja siis olen esitanud siis oma hinnasoovi, siis mis kusjuures ei ole tegelikult üldse nii väga kõrge, kui võrrelda siin võib-olla mõnede teiste fotograafidega, siis olen vahel saanud nagu sellist suhtumist nagu näinud, et oi, et aga miks nii kallis, et oi, see on küll palju, et ega see ei ole mingi maail. Selline asi teinekord võiks öelda, et isegi nagu natukene solvab, et mille poolest siis maail parem on, kui on foto. Et jah, eks kunst ei olegi odav, et fotograafia samas on samamoodi kunst, nagu on maalikunst. Et ma võiks ju kah öelda, et kui on raske see maalimine on, et kunstnik istub toas sooja ahju ees, lõuend on ees ja muudkui joonistab ja maalib. Aga ma ei taha niimoodi öelda, sellepärast, et ma ise seda valdkonda ei tunne
ja noh, kindlasti on seal ka omad keerukused ja sellised nüansid. Aga noh, lihtsalt selline näide. Et fotograaf on samamoodi kunst. Minu töövahendiks või pintsliks nii öelda on minu kaamera. Lõuendiks on mälukaart kaamera sees, kuhu need pildid talletuvad. Ja samamoodi kunst, lihtsalt vahendid on teised. Et no võt ja siis nagu tahtsingi või nagu lootsingi, et neid selliseid videoblogisid tehes, et võib-olla inimesed nagu natukene kuidagi õpivad paremini hindama seda või mõistavad, et milles see kõik nagu peitub. Et kui suur töö ja vaev tegelikult ühe foto taga võib olla, iseäranis just lindude ja loomade puhul, keda on märksa raskem pildistada kui näiteks maastikku. Et see ei ole nii, et võtan nüüd hea tehnika ja lihtsalt vajutan nuppu ja pildid tulevad, aga ei tule, et esiteks hea kõrge kvaliteediga foto saamiseks, jah, sul peab olema hea tehnika, aga sul peab olema ka oskus, teadmised, kuidas seda kasutada. Sa pead tundma loodust. Sa pead tohutult palju oma aega pühendama, sest et teinekord mõne soovitud pildimotiivi saamiseks sa pead ikkagi väga palju aega kulutama, et mitte lausa öelda aastaid teinekord. Pead ootama just seda õiget momenti, õiget valgust, nii edasi. Et tegelikult see ei ole üldse nii lihtne. Tihtipeale ohverdad selle nimel oma unetunde. Noh, TV-videot, kes teist vaatasid, et siis nägid, et põhimõtteliselt ärkan kell 1 öösel üles. Kõnnin 2 kilomeetrit läbi vesise soo, raske fotokott seljas ja niimoodi käid ja teed ja noh, see ei ole üldse lihtne, et tegelikult see fotograafia, jah, see on mulle hobi. Ta on siuke lõbus, põnev, mulle meeldib sellega tegeleda, aga samas ta on ka üsna siuke kurnav ja väsitav ja raske ja teinekord erinevad pildistamispaigad asuvad võrdlemisi kaugel. Vahel sõidad mingi kindla pildi saamiseks, kas või näiteks teise Eesti otsa. Jälle, kütusekulu on suur, kõik nii edasi. Et tegelikult, noh, sealt see lõpuks see hind tulebki ja et ega see foto tegemine ei ole lihtne, sellepärast ta ei olegi ka võib-olla nii odav, kui mõned sooviksid. Ühesõnaga, soovisin lihtsalt siis, et vaatajad võib-olla mõistaksid, et kuidas need asjad käivad, tuua teid ja kaadrite taha, näidata seda, neid telgetaguseid. Et see oli nagu siuke 3. soov. Või 3. põhjus, miks ma seda tegema hakkasin. Ja 4. põhjus oli tegelikult see, et mitte keegi Eestis praegu sellist asja ei tee, vähemalt mitte sellisel kujul. Et ma ükskord huvi pärast lihtsalt kohe toksisin sisse kuskil YouTube'i, et siuksed märksõnad nagu fotograafia, loodusfoto ja nii edasi. Ja panin tähele, et tegelikult tänase päeva seisuga praktiliselt ei olegi kedagi, kes selliseid asju teeks. Jah, võib-olla see paar inimest on, kellel on võib-olla 1-2 sellist loodusfotoga seonduvat videot, aga sellist, kes nagu nüüd teekski järjepidevalt ainult loodusfotograafiale keskendunult selliseid videosid, kus siis võetaks vaataja endaga metsa kaasa, näidatakse, kuidas fotod sünnivad, näidatakse loodust, jagatakse võib-olla teinekord mingeid nippe, nõuandeid, noh, mis iganes. Et sellist asja tegelikult täna Eestis, eesti keeles keegi ei teegi väga. Nii et otsustasin, et olen siis esimene võib-olla ja teen siis kuidagi algust sellega, et muidu väljaspool Eestit, välismaal on küll hästi palju selliseid blogijaid, fotograafe, kes siis teevad ka selliseid enda tegemistest selliseid videojäädvustusi. Aga et jah, et Eestis ja just eesti keeles, et sellist nagu väga ei olegi. Et see oli 4. selline põhjus. Vot. Kas ma tahtsin midagi üle rääkida? Ma ei tea, mul on tihti selline tunne, et ma alati, et ma unustan midagi ära, et mul jääb midagi rääkimata, mida ma tahtsin öelda, aga ei tea, ei tule meelde. Ju siis ei tahtnud.
ühesõnaga, ma arvan, et praegu ma siis sellega lõpetan. Istun siin veel natukene, joon ühe tassi teed ja siis vaatan, ma lähen jalutan natukene ringi, et vaatan, mida, keda ma leian või näen, et äkki saab täna mõne pildi ka. Ja isegi kui ei saa, siis ei ole ka sellest midagi, sest et praegu on suvi on käes, ilmad on soojad, ilusad, et isegi ilma pilti tegemata niisamagi on loodusesse igati hea mõnus tulla ja veeta siin natukene aega ja kuulata linnulaulu ja puude kohinat ja mõnus. Aga olgu, üks järgmise korrani ja tšau praegu!